nagu öeldud, peres kasvab 2 tütart, teelan igapäevaselt perekonnaõigusega, olen olnud ühes ja samas advokaadibüroos alates 2013. aastast ja nüüdsest ka perelepitaja alates 2015 ja tõesti olen väga tänulik sotsiaalministrile, kes rõhutas perelepituse tähtsust. See on tõesti valdkond, mis on tõusmas, mis on mujal Euroopas üks väga oluline meetod, töövahend. Paljudes riikides on ka olukordi, kus kohtumenetluse kohustuslik eeletapp on perelepituse läbimine. Ja osalt öeldes ka isiklik arvamus on see, et kohtusse pöördumine võiks olla viimane valik. Tuleks läbida kõik võimalikud eeletapid, proovida perelepitust kohtumenetluse eelselt, sest igasugune kokkulepe on alati parem kui mis tahes kohtulahend. Moderaatorina palve, et võiksite aegsasti ette teavitada, kui te soovite katkestada mu kõne, ma lähevad lahkuksin, et siis ma oskan oma mõtteid koondada. Sellepärast ma tõusengi 4 minutit enne püsti. Väga hea. Jälgin seda õlega. Ja mina loomulikult oma igapäevaelus ei näe peresid, kes kokku lepivad rõõmsalt jagatud vanemuses. Et mina näen tõesti ainult kaklevaid peresid, lahkuneid peresid, kohtu kaudu jagavaid lapsi, et ma tänastes ettekannetes sain ka teha omale väga selged järeldused, mis vastasid nii paljudele küsimustele, näiteks Rootsi professor, selle uuring, mis on tehtud, et ma olen alati mõelnud, et see 90% jagatud vanemust, et iseenesest see kõlab nii idealistliku maailmana, aga täna me saime ka aru, et see toimib kokkulepete puhul. Kokkulepete korral, kui vanemad on kokku leppinud sellises võrdses vanemuses, jagatud vanemuses ja vaid 2% määrab seda kohus sellist nii-öelda sunniviisilist riigivõimu abil jagamist ja mul muidugi need ei ole minu slaidid, ma ei tea, kas ma pean neid ka ette kandma. Aga ja teine asi, mis ma vaatasin, et siin ettekanne Tartu Ülikooli uuringust, et ka seal oli siis selgelt näha, et jagatud vanemus toimib ikkagi kokkuleppe puhul eelkõige ja see, et Soome tuuakse sisse seadusandlusesse see jagatud vanemuse võimalus, et sealt oli tegelikult soome keelt oskavatel inimestel selgelt näha, seal oli kirjas, et kui vanemad selliselt kokku lepivad, et see võimalus on alati olemas ka tänases seadusandluse kohtupraktikas ja kohtueelses menetlusetapis kokku leppida. Nüüd, kui rääkida veel terminitest, enne kui ma lähen selle ettekande juurde, mis endiselt ei ole minu oma. Keegi siin arvutis on, vaatab selle üle enne, kui ma teha rääkida. Minu slaid ei saanud. Täpselt nii, neid ma üritasin koostada. Et ma tahan öelda seda, et suures osas võib minu see esitlus kattuda, mida rääkis ringkonnakohtunik, et ma olin ise küll uksele kandsin erinevaid intervjuusid sel ajal ja ma ei tea, kui palju te seda terminoloogiat kajastada, et minul on üles ehitatud see esitlus ka selliselt, et rääkida üldistest alustest, suhtluskorrast, hooldusõigusest terminitest eelnevalt ja siis minna juba konkreetsemate kohtulahendite juurde, et kuna juba mingit terminoloogilist selgust on teile täna toodud, et siis ma nendest üldtehnilistest slaididest lähen kiiremini üle. Aga mis ma tahan öelda, et Eesti õiguskord ja Eesti kohtupraktika tegelikult sellist terminit nagu jagatud vanemus ei tunne. Et me räägime küll mõnes kohtulahendis on mainitud sellist terminit nagu vahetuvaline hooldusõigus, ühes 50-50 lahendi puhul on räägitud jagatud hoolduskorrast, kuid tegelikult meil ikkagi seadus räägib hooldusõigusest, ainuhooldusõigusest, ühises hooldusõigusest, hooldusõiguse osalisest piiramisest, üleandmisest, otsustusõigustest ja suhtlusõigusest. Ja kindlasti tuleb öelda, et võrdne hooldusõigus ei tähenda automaatselt võrdset suhtluskorda. Ja nõustun ka ringkonnakohtu kohtunikuna selles osas, et tänaseni ei ole päris selge õiguslikult, et
kas selline võrdne ajaline jaotus ehk siis see võrdne vanemus, kus laps elab võrdse aja mõlema vanema juures, et kas see on nüüd hooldusõiguslik küsimus või on see suhtlusõiguslik küsimus. Et selle kohta tuleme ka veidi hiljem tagasi, et on üks Riigikohtu lahend eelmise aasta detsembrist, mis natukene neid tagamaid avab. Siis hooldusõiguse juurde kuuluvad isikuhooldusõigus, varahooldusõigus, otsustusõigused ja esindusõigus. Nii mina näen nüüd uusi slaide, teie ei näe. Räägin ilma slaidideta siis edasi, et tegelikult ega mul ei olnudki plaanis ja mul ei ole ka kombeks oma slaidides kinni olla, et need slaidid teile kindlasti soovi korral hiljem jagatakse ja te saate ülevaate nii seadusandlusest kui konkreetsest kohtupraktikast, aga ma läheksin sellest kiiremini üle, et on siin eraldi hooldusõigus ja suhtlusõigus ja hooldusõigus on siis jagatud isikuhooldusõiguseks, varahooldusõiguseks ja see on kõige olulisem osa üldse siis vanema lapse õigustest ja need vanema lapse õigused tulenevad siis mitte abielust, vaid tulenevad põlvnemisest. Et siin ei ole oluline see fakt, kas laps ja ema isa on abielus ja siin kindlasti ei saa teha ka mingeid erisusi ega selle järgi eraldi midagi otsustada. Ja isikuhooldusõigus on siis hooldaja kohustus ja õigus last kasvatada, tema järele valvata, tema viibimiskohta määrata ning lapse igakülgse heaolu eest muul viisil hoolitseda. Ja siit on ka minul, kui ma nüüd seda sõnastust loen ja mõtlen, et mis on siis see jagatud vanemus, et vanemus peakski tähendama just sedasama kohustust ja õigust last kasvatada, tema järele valvata, viibimiskohta määrata, hoolitseda lapse heaolu eest, otsustada lapse elu puudutavaid olulisi asju, et kas kui me seda vanemust jagame konfliktsete perede vahel, kus vanemad ei suuda mitte milleski kokku leppida omavahel, kõikide otsuste langetamine on keeruline, et kas siis ajajaotuse suurendamine vanemate vahel, kui tekitada vanemust jagab või tekitab rohkem konflikte juurde, et see on ka üks küsimus, mis täna kohtumenetlustes alati tõusetub. Sest võrdne hooldusõigus ei tähenda võrdset ajajaotust ega võrdset suhtlusõigust. Lapsel on õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga, see on seadusesse kirja pandud selliselt, et lapsel on õigus, kuid mõlemal vanemal on kohustus ja õigus. Et minul on teada ka kohtulahendeid, kus lapse õigust suhelda nõuseva vanemaga on maksma pandud, kus on pöördunud siis lapsega koos elava vanem kohtusse, kohustades teist vanemat lapsega suhtlema, tema elus osalema. See kõlab kummalisema, sest põhivaidlused on ju alati selles, et lauseva vanem läheb last liiga vähe, aga on praktikas ka vaidluseid, kus vanem võiks rohkem osaleda lapse elus, kuid ta ei soovi ja seda tõepoolest ei ole võimalik ühegi sunnimeetmega ka rakendada ega kohustada. Nüüd vanemate lahuselu korral peavad vanemad kokku leppima lauseva vanema ja lapse suhtlemises. Ja kui nüüd seda kokkulepet ei tule, siis selle suhtlemise määrab kohus. Ja kohus ei pea selle suhtluskorra määramisel kindlasti mitte sekkuma alati hooldusõigusesse ega tegema hooldusõiguslikke muudatusi. On olemas ka Riigikohtu lahend, mille juurde me detailsemalt tuleme veidikene hiljem, kus tegelikult kus kohus määras lapse elama võrdse ajajaotuse järel 2 nädalat ühe vanemaga, 2 nädalat teise vanemaga, tegemata hooldusõiguses üldse mitte mingeid muudatusi ja ühine hooldusõigus säilis nendel vanematel. Et te saaksite aru, et need on 2 täiesti erinevat õigusinstituuti. Jah, ja siin on nüüd natuke terminoloogiline vahe ka, et see jagatud vanemus versus võrdne hooldusõigus ja võrdne ajajaotus, ühine hooldusõigus, et siin on täna see paika loksumata, et kuidas siis seda õigesti nimetada, et kindlasti see vanemuse mõiste või võrdse vanemuse või jagatud vanemuse mõiste, et on legaaldefinitsioon puudub, et võib-olla kohtupraktika paneb selle paika, et mida see siis täpsemalt, mis see õige termin on siis, kuidas sellise võrdse ajajaotuse puhul Eesti õiguspraktikas seda nimetada.
Ühise hooldusõiguse lõpetamine. Nüüd perekonnaseadus ütleb seda, et kui ühist hooldusõigust omavad vanemad elavad lahus või ei soovi muul põhjusel hooldusõigust ühiselt teostada, siis on võimalik kohtusse pöörduda ühise hooldusõiguse lõpetamiseks, et siis kohus annaks kas hooldusõiguse talle osaliselt või täielikult üle. Et nagu see sõnastuski ütleb, et või ei soovi muul põhjusel, et eelkõige on siin ilmselt just silmas peetud neid konfliktseid olukordi, kus vanemad ei suuda omavahel isiklikest vastuoludest tulenevat lapsesse puutuvad olulisi otsuseid vastu võtta. Enne konverentsi küsiti ka, et ma veidikene räägiks, et milline see lapsehooldusõiguse jagamise menetlus üldse on, et kuidas ta siis praktikas toimib. Et see on hagita menetlus. Hagita menetlus tähendab sisuliselt seda, et seal ei kehti hagimenetluse piirid, see ei ole võistlev menetlus, see peaks lähtuma ainult lapse huvist, lapse huvi peab olema kesksel kohal. Kohtul on hagita menetluses palju suuremad võimalused, seal ei ole neid reegleid, tal on palju suuremad võimalused omaalgatuslikult võtta vastu otsuseid, koguda tõendeid. Et kõik, mis on lapse huvides, kõik on võimalik teha ka olukorras, kui üks või teine vanem ei märka mingit nõuet esitada. Lapse huvis kaasatakse sinna menetlusse mõlema vanema elukohajärgne lastekaitse, kohalik omavalitsus, määratakse lapsele riigi õigusabi korras advokaat, et oleks siis olukord, kus ema advokaat, isa ema advokaat ja lapsel oma advokaat, et need lapse huvid ei jääks mitte kuidagi sinna ei jääks nii-öelda kaotsi, et laps peab olema isiklikult ära kuulatud, kas siis läbi oma esindaja või siis, kui tema vanus või siis arengutase seda võimaldab, siis ka laps isiklikult alates 10-aastasest lapsest ja 14-aastase lapse puhul juba on seadus sätestanud, et tema soov justkui hooldusõiguse lõpetamise vaidlustes oleks siduv. Ma olen seda küsimärgiga pannud, sest et ma ei ole täpselt aru saanud, kas siduvus tähendab seda, et kui lapse soov läheb vastuollu tema huvidega, et kas siin kohtul on see diskretsiooni või õigus lapse soovi vastaselt otsust langetada või mitte. Ja perelepitus, et veel kord kohus üldiselt proovib kooli lepitada või siis saadab perelepitajate juurde. Tänane praktika, teades, olles ise perelepitaja, siis tänane praktika on kahjuks selline, et suurem osa perelepitusse tullakse läbi kohtumenetluse. See võiks olla teistpidine, see võiks olla vastupidi, et kui perelepitus tulemusi ei anna ja mitte mingit võimalust pole kokku leppida, et siis lähevad vanemad kohtusse, kuid täna on see veel teisiti. Perekonnaseaduse järgi, mida siis kohus peab hindama, et kui mõlemad vanemad soovivad näiteks hooldusõiguse lõpetamist ja soovivad hooldusõiguse temale üleandmist, et mis on siis need asjad, mida peaks kohus hindama. Need on ära nimetatud perekonnaseaduse paragrahvis 137 lõikes 3. See on siis kummagi vanema vaimne valmisolek last kasvatada, vanema majanduslik valmisolek last kasvatada, vanemate hingeline seotus lapsega, selline pühendumis lapse eest hoolitsemisele ja ka lapse tulevasi elamistingimusi. Et neid tavaliselt hinnatakse hooldusõiguse lõpetamise puhul, kuid mida peaks siis kohus tegema olukorras, kui kõik eeldused võrdselt, kui mõlemal vanemal kõik see olemas hingeline seotus, majanduslik valmisolek, emotsionaalne valmisolek, ta on pühendunud seni, et võib olla ka olukord ja peresid, kus tõesti mõlemad vanemad oleksid võimelised last kasvatama, et kuidas see olukord siis selliselt lahendada. Et ma arvan, et siin tegelikult see ei olegi nii palju juriidiline probleem ja ma arvan, et üleüldiselt selle nii-öelda jagatud vanemluse või ühise hooldusõiguse jagamise puhul ei olegi väga juriidilisi probleeme. Et mina isiklikult ei näe, et seadusandlust tuleks kuidagimoodi muuta, et tänases praktikas on võimalik lapse elukohta määrata, on võimalik ühist hooldusõigust lõpetada, selleks on instrumendid olemas, et pigem võib-olla on see küsimus psühholoogiline, kui et nii palju juriidiline. Ja mis need siis praktilised probleemid on, et jah, juriidilises mõttes meil ei ole täna aru saada, et kas see on hooldusõiguslik küsimus või suhtlusõiguslik küsimus, kuid selle paneb kohtupraktika kindlasti mingil hetkel paika ja me peame alati vaatama lapse keskselt, konkreetse pere keskselt, et mismoodi, milliseid lahendusi leida, et ega sellistes perekonnaõiguslikes vaidlustes ei ole mitte mingeid reegleid ega ei saa olla siis nii-öelda ühtseid süsteeme.
aga ma toon paar kohtupraktika, ma saan aru, 10 minutit on jäänud, jah. Kohtupraktika on selles mõttes muutumas, et meil on olemas minule teadaolevalt, et meil on üldiselt on need menetlused kinnised, need ei ole väga avalikult kättesaadavad, kuid on teadaolevaid mõningaid näiteid, kus ma saan öelda, kus on võrdsajajaotuse alusel lapsed määratud elama. Et siin üks lahendus, mida kõige viimane 2019 on selles mõttes huvitav, et siin olid vanemad otsustanud lahkumineku korra selliselt, et lapsed jäävad elama nende ühisesse koju ja vanemad liikusid siis nädala kaupa ühe vanemast teise juurde, kuid kui need tulid siis vara jagamise küsimused ja siis tuli see korteri kaasomand ära lõpetada, et siis oli küsimus, et kuidas siis see kaasomand lastele ära lõpetada, nagu enne oli juttu. Et siis otsustati, et ema kolis ära ja kohus leidis, et kuna vanemad on nii hästi toime tulnud selle võrdse ajajaotusega, et siis ei ole mingit põhjust seda muuta, see vastab lapse huvidele ja see jäeti jõusse. Nüüd kõige esimene kaasus, mis oli see huvitav taust, et siin 2010. aastal kohus pidi otsustama ära lapse elukoha määramise hiljemalt siis 30. juuliks 2010, kuid ta tegi selle lahendi paar päeva hiljem ja vahepeal oli perekonnaseadus muutunud ning seega jõudis see asi niivõrd kaugele, et kohus ei saanud enam määrata lapse elukohta ja Riigikohus siis andis esimesed juhised, et see oli selline esimene lahend peale uue perekonnaseaduse jõustumist, et mismoodi siis ühist hooldusõigust peaks lahendama. Eeldatakse, et on ühishooldusõiguse jätkumine lapse huvides, kuid siin ütles Riigikohus niimoodi, et kummalgi vanemal on õigus nõuda endale hooldusõiguse üleandmist, et vanem saab justkui esmalt nõuda ühise hooldusõiguse lõpetamist ja tal ainuhooldusõiguse üleandmist, kuid ta ei pea tingimata seda tegema. Tegelik kohtupraktika on muutunud ikkagi selliseks, et see ühishooldusõiguse lõpetamine, rääkimata ainuhooldusõigusest, on siis kõige viimane meede. Et see on nüüd siis 9 aastaga on kohtupraktika nii palju muutunud. Aga siin oli ka üks huvitav väljendus, mida on esile tuua, et oli see Riigikohtu poolt öeldud, et muu hulgas saab kohus vanemate soovi arvestades määrata vanemate vahelduva ainuhooldusõiguse. Et ma arvan, et see vahelduv ainuhooldusõigus ongi võib-olla midagi seda, millest me täna räägime, sest jagatud vanemuse puhul, eks ju, samal ajal kui täna kohtud seda hooldusõigust ei puudu, isegi kui nad selle jagatud vanemuse peaksid määrama. Aga selline termin oli ja ühest teisest kohtulahendist tuli termin jagatud hoolduskord. Jällegi, et seda Eesti õiguspraktika ei tunne ja see on nagu sisustamata. Lähen siit korraks edasi selle lahendi juurde, mis oli siis Riigikohtu tsiviilkolleegiumi üldkogu lahendas detsembris 2018 ja see on nüüd siis see kõige olulisem lahend, mille juures ka mina olen olnud esimesest astmest saadik. Seda tean juba natukene rohkem selle sisu kohta, et seal määras maakohus juba esialgse õiguskaitse määruse korras. Laps oli 2,5-aastane, määras siis esialgse õiguskaitse korras vahelduva suhtlusgraafiku, üks täisendal isaga, üks täisendal emaga. Ja lõpplahendis siis 2 täisendala kaupa, aga see oli konkreetse pere puhul siis arvestades nende eripära oli see sobilikum lahendus. Ja tegelikult ka Tallinna ringkonnakohus seda ei muutnud, tegi ka esialgse õiguskaitse määruse, kus siis jättis selle võrdse vanemuse nii-öelda jõusse ja samuti ka siis oma lõpplahendis nõustus maakohtuga, et lapse huvides on veeta samakorda aega mõlema vanemaga. See asi jõudis Riigikohtusse. Riigikohus on jätnud alamastme kohtuotsused jõusse ja leidnud, et ringkonnakohus ei lahendanud asja hooldusõiguse vaidlusena, vaid ta reguleeris siis seda suhtlemise korda. Ja et see ei muutnud seda põhimõtet, et vanematel säilis ikkagi ühine hooldusõigus, nad peavad kõiki lapse elu olulisi otsuseid edaspidi ka vastu võtma ühiselt. Et ka perekonnaseadus ütleb seda, et kui laps elab kohtuotsuse või kokkuleppe alusel näiteks nädal aega teise vanema juures, siis see vanem saab võtta vastu ainuisikuliselt lapse tavaotsustusi, ehk siis selliseid igapäevaelu asju, mis ei mõjuta lapse arengut püsivalt, kuid ühine hooldusõigus suuremates küsimustes, milleks on haridusküsimused, lasteaed, kool, arstiabi, ka viibimiskoht ja sellised
elukoha küsimused on siis hooldusõiguse küsimused, mis antud juhul siis säilitas kohus ühisena. Lapse huvides on suhelda mõlema vanemaga, lähtudes senisest lapse elukorraldusest, arengust ja vanusest ja sobiv suhtluskord tuleb paika panna üksikjuhtumi asjaoludest lähtudes, arvestades lapse välja kujunenud elurütmi, arengut, vanust ja nii edasi. Riigikohus on leidnud, et nii on võimalik määrata ja et kohtute diskretsiooni piiridesse mahub võimalus määrata suhtluskord kindlaks selliseks, et laps viibib vaheldumisi 2 nädala kaupa kummagi vanema juures. Riigikohus ütles ka seda, et see järeldus on kooskõlas hiljutiste suundumustega Euroopas ja tõi näiteks ka Euroopa Nõukogu määruse resolutsiooni, kus siis on tegelikult pakutud selline või seatud selline eesmärk vanemate võrdsuse teemal, et kas seadusandluses võiks olla vahelduva elukoha printsiibi rakendamine võimalik. Hetkel seda ei ole. Ja siin oli siis 2 eriarvamust või 3 kohtuniku eriarvamust, mida ma tahaks esile tuua, et see oli selles mõttes huvitav lahend, et Riigikohus küll langetas oma otsuse, kuid osad tsiviilkolleegiumi liikmed jäid eriarvamusele, et juriidiliselt oli justkui see kõik korrektselt lahendatud, kuid 3 kohtunikku rõhutasid just seda teist aspekti, just psühholoogilist aspekti ja seda, mismoodi võib selline elukorraldus mõjuda lapse psüühika, lapse tervisele, lapse tulevikule, et tegelikult me ei tea seda ette, enne kui tagajärjed on saabunud või siis loodetavasti mitte. Aga nad leidsid, et meil on selline perekonnaõiguse mõistetel on ebamäärane tähendus, et ei olegi täpselt aru saada just, et kas see on hooldusõiguslik küsimus, suhtlusõiguslik küsimus. Et kui on tegemist suhtluskorra määramisega, siis Euroopa Nõukogu määruse järgi on siis suhtlusõigus on eelkõige vanema ajaliselt piiratud õigus suhelda lapsega väljaspool tema alalist elukohta. Et Eesti õiguspraktika seda mõistet ei tunne ja seadusandlus, kuid suhtlusõigus on ikkagi nagu õigus suhelda ja justkui siis külastada teist vanemat. Ja kohus leidis, et vanemate vaidlus lapse alalise või siis peamise elukoha üle on tegelikult vaidlus hoopis hooldusõiguses, mitte suhtlusõiguses. Ja leidis, et eriarvamuses, et määrates võrdse ajajaotusega suhtluskorra lahendas kohus ühtlasi hooldusõigusliku vaidluse lapse elukoha küsimuses, et laps elab kummagi vanema juures 12 nädalat korraga. Olemuslikult on tegemist nii nimetatud jagatud hoolduskorraga. Samas Eesti õiguskord ei tunne jagatud hoolduskorra mõistet, et need on nüüd küsimused, mis peavad ilmselt järgmas kohtupraktikas lahenduse ja vastused andma, kuid siin on Jaak Luige eriarvamuses leitud, et kohus on jätnud põhjendamatult tähelepanuta asjaolu, et vanemad vaidlesid selle üle, kus laps elab ja viibib sel ajal, kui ta suhtleb suhtluskorra järgi teise vanemaga, et see kõlab justkui hooldusõigusliku vaidluse, mitte suhtlusõigusliku vaidlusena. Juhatus oli mulle mõeldud, jah. Et on ka siis Tambet Tampu ja Peeter Eropeerali eriarvamus, kus siis on selgitatud, et vanem saab lapse viibimiskoha määramise õigust taotleda alternatiivselt 2 materiaalõiguslikul alusel, taotledes siis viibimiskoha määramise küsimuses endale otsustusõigust või nõudes lapse viibimiskoha määramise osas ühishooldusõiguse lõpetamist ja selles osas endale ainuhooldusõiguse üleandmist, et see on hästi oluline seletus ja juhis nii alamastme kohtutele kui ka siis meile juristidele tööriistana. Ja heidnud siis ette seda, et antud kaasuse puhul on ilmne, et vanemad ei suuda mitte milleski kokku leppida, et selline suhtluskord, võrdne suhtluskord justkui tekitab vanematele tulevikus raskusi, sest et nad peavad olulistes lapse elu puudutavates ühistes asjades ikkagi ühiselt kokku leppima. Ja muu hulgas on siis riigikohtunikud leidnud, et ei ole välja selgitatud, kuidas mõjub selline suhtluskord lapsele, stressid ja nii edasi, et see on nagu jätkusootsmatu, et seal toodi just esile see, et
kui laps läheb kooli, et eri riikides elavate vanemate puhul, et need küsimused vajavad lahendamist, et kuhu kooli ta läheb, et järelikult on juba ette kirjutatud, sisse kirjutatud uued vaidlused, on jäänud uurimata, kuidas on mõjunud lapse tervisele, vaimsele arengule tema senine elukorraldus, missugust mõju avaldab lapsele tema elukorralduse järgnev muutus. Ja on siis öeldud, et võimalikuks just sellist vahelduvat elamist mõlema vanema juures tuleb pidada kokkuleppel, et see justkui siis ei mõju lapse tervisele arengule niivõrd negatiivselt ja ma tänastes uuringud või tänastes eelnevates ettekannetes ka kõlas ikkagi suuresti see, et kui see on kokkuleppel saavutatud selline vahelduv elukorraldus, siis ta kindlasti toimib, et siis ei ole selles nagu probleemi. Aga et kas see kohtulikult määratud, kui vanematel jäävad eriarvamused õhku, et kas see on kõige parem lahendus, no see on ilmselt juba psühholoogiline küsimus. Ja et hakkame ka lõpetama. Kohtu määratud lapse vahelduv elamine vanemate juures ei ole lapse huvides juhul, kui vanemad ei tee määratud korra järgimiseks koostööd. Et sellisel juhul just kui lapse tavalise elukorralduse muutmisest tuleneda või kasu on ju, ei kaalu üle seda negatiivset tagajärgi. Seega, lapse huvi tuleb alati seada esikohale, ei ole ühtsed reeglid, tuleb vaadata hästi perekeskselt, lapsekeskselt ja ei saa seda tahan kindlasti rõhutada seda, mida ma olen tähele pannud selle võrdse vanemluse või jagatud ajajaotuse nõude puhul on see, et arvatakse tihti ja see on nüüd, et kui laps elab võrdse aja mõlema vanema juures, et siis ei teki elatise maksmise kohustust. Et mulle on tundunud, et palju nõutakse seda lapse võrdset ajajaotust just seetõttu, et vabaneda elatise maksmise kohustusest, aga ma tahan öelda seda, et tegelikult lapse igapäevaelu kulutused, igakuised püsikulutused ei sõltu sellest, kelle juures laps viibib. Et on palju püsikulutusi, mis tuleb kanda olenemata sellest, kus laps elab, näiteks kas siis lasteaiad, koolid või trennid, et isegi võrdse ajajaotuse korral vaatab kohus ümber, et milliseid kulutusi kuhu vanem lapse suhtes teeb ja mis ulatuses seda vahetut ülalpidamist annab. Ja muudatused hooldusõigusest ei mõjuta ülalpidamiskohustust ja lõpetasin viimase kõnatuse juures. Kas teil on küsimusi, kui selleks aega on? Aitäh, Helen. Mulle ei pea otsa vaatama järgmisele esinejale, kellele mõned laused jälle lühemaks. Aga pole hullu. Ütlesite nii kenasti siin, et asi pole juriidikast tegelikult ja rääkisime ometi juriidikast, sest inimesed lihtsalt ei saa omadega omavahel kokkuleppel. Kas te näete siin mingid nimed riiki, kuidas neid kokkuleppeks siis järelikult anna paremini toimub? Perelepitus. Ma arvan, et see, mida ka minister ütles, et me seda riiklikku perelepitusüsteemi või seda rahastamist, et perelepitusüsteemi ei ole väga üles ehitatud, see toimib, see on 20 aastat toiminud, Eestis on väga hea ja lepitajate ühing, pädevad perelepitajad, et võib-olla jäi ekslikult auditooriumile arusaam, just kui hakatakse mingit uut süsteemi välja ehitama. Et ma kasutan võimalust selgitada, et ei, nii see ei ole, et Eesti lepitajate ühing on tegutsenud ja juba meil on siin ka saalis kogenud lepitajad, kes on 20 aastat tegelenud. Küsimus on riiklikus rahastamises ainult, et see ei ole riiklikult rahastatud, et inimestel ei ole rahalisi võimalusi perelepitajate poole pöörduda. See võib selles olla kinni, et kui see oleks riiklikult rahastatud, siis seda kasutatakse palju rohkem. Nad ei suuda isegi kokku leppida selles, et kui lepitajale tuleb pooleks võrdselt maksta, et nad maksavad juba selle asja juures. Tuleb lepitada neid selles, et nad peaks mõlema töö peale maksma, juba see ei õnnestu, eks ole. Ja see on juba suur väljakutse just. Aga kas te usute, kui see teenus oleks tasuta, siis oleks meil see asi lahendatud? Kõik jookseksid kohe perelepitajate poole? Ma arvan, et seda tuleb teha avalike teavituskampaaniat rohkem ja kui see oleks rahaliselt toetatud, siis ma olen täiesti veendunud selles, et see ei toimib, et see mujal maailmas ju toimib nii ja tegelikult see perelepitus kui selline on väga levinud. See summa on, mis riigid võiks leida, et see asi ära lahendada? Seda oleks pidanud küsima eelmise esineja käest, tema tasusid need rahad. Järelikult tal ei ole neid, kui ta seni pole neid leidnud. Jah. Hää küll, nii, siit kiire küsimused olid siin käed püsti. Kõigepealt ära, siis tahab seal pool 2 paigast. Nii. Tere olema. Ja, töötab. Töötab, kõva häälega rääkida. Tere olema, Martin Peeter-Kask. Mul on küsimus. Senist kohtupraktikat jälgides sageli otsuse tegemisel vaadatakse
see aeg, mis seni üks vanem või teine vanem on veetnud lapsega ja kui tihe on ta suhe, samas tihtipeale kohtuvaidlus ongi see teemal, et üks vanem ei lase teisel piisavalt mahus lapsega olla. Kuidas seda hinnata või arvestada? No mina võin küll julgelt kinnitada, et kõikides nendes kohtulahendites, kus lahusela vanem, kes leiab, et liiga vähe on lapsega kohtunud, et tema seda ajalist jaotust on suurendatud aega lapsega, et ma arvan, et see on ka üks kohtusse pöördumise väga suuri põhjuseid. Kuidas kohus vaatab siis selles olukorras, kui see on olude sunnil tingitud ebaproportsioon? Vaadatakse tulevikku suunatult, et ega ka paljud kohtunikud ei soovigi rääkida minevikust, vaid just sellest, et kuidas edasi minna. Ja see on ka üks levinud instrumenti, mida kohtunikud kasutavad, et jätame selle mineviku taha, et kui me hakkame arutama, kuidas oli varasti, siis on selge, et minnakse tülli, minnakse liidu ja siis ei ole võimalik mitte millestki kokku leppida. Et tuleb vaadata tulevikku suunatult ikkagi. Ja ma arvan, et kohtupraktika küll selles suunas areneb, et meil ei ole enam määrata nagu neid kuldreegleid, et ainult 2 nädalavahetust kuus teisele vanemale, et ikkagi suhtluskorrad on ulatuslikumad ja pikemad välja. Küsimus sinna. Tere. Mitu korda mainisite, et kohus ei tunne mõistet. Kas ma saan sellest niimoodi aru, et kohus ei tunne mõistet tähendab seda, et varem ei ole seda asja niimoodi lahendatud, et see on nagu uus ja justkui see on nagu vabandus, et kuna varem ei ole asjad nii toiminud, et me siis nüüd ka nii ei tee? Jah, ma täpsustan, et mida ma eelkõige silmas pidasin on seda, et perekonnaseaduses ei räägita nagu võrdsest vanemlusest või jagatud vanemlusest. Et see on see küsimus, et ega ma ise ka ei ole täpselt kindel, et mida selle jagatud vanemluse all just mõeldakse, et kas see on nüüd ainult see ajaline asi, et laps on võrdse aja mõlema vanema juures ja siis me saame väita, et see vanemlus on jagatud või eeldab see jagatud vanemlus ikkagi nagu mingit sisulisemat koostööd ka lapse vanematele ja lapse kasvatamise teemal. Teil, Helen, on tekkinud küsimus, et kas kohus on tõesti saanud täiesti erapooletult objektiivselt hinnata need asjaolusid ja jõudnud ka tõed, et jah, seal peres täpselt nii ongi ja selle alusel teeme sellise otsuse. Sellele küsimusele ma jätan vastamata. Aitäh. Ja palun veel. Ma usun, et siin on küsimus, see on hea teema. Meil pikad jälle tahab nii. Tervist, just üks küsimus sellega, et okei, kohtus käidud, mingi lahend saadud on ju kinni peetav, mis edasi? Lepitusmenetlus. No aga lepitusmenetlus ka ette. Mis edasi? Kohtus. Seaduse rakendamine. Jah, nii see on jah, et tegelikult seadus ütleb, tsiviilkohtumenetluse seadustik ütleb, et kui kas vanem siis rikub kohtulahendit või kokkulepet või juba pikemalt praktikas toiminud suhtluskorda, siis tuleb pöörduda kohtuga lepitusmenetluse alustamiseks. Kohus siis teeb kõik endast oleneva, et kas siis vanemaid lepitada, seletada vanematele lapsele tähtsust, suhtluskorra tähtsust, proovib, et seesama suhtluskord hakkaks toimima või siis teeb muudatusi sinna suhtluskorda. Võib teha tegelikult ka hooldusõiguslikke muudatusi. Et kui üks vanem ikkagi väga kuritarvitab oma hooldusõigust ja ilma igasuguse põhjuseta ja oluseta takistab lauseval vanemal lapsega suhtlemist, siis võib olla ka alus hooldusõiguslike muudatuste tegemiseks. Lapsel on õigus, et see on seadusesse kirjutatud õigus suhelda lauseval vanemaga ja vanem ei tohi teha takistust lauseval vanemaga suhtlemisel. Aga praktikas, kas on edasi mitud, et siis hooldusõigust ära võtta? Ei ole teada minul ühtegi kaasust, vähemalt minu laualt ei ole nad läbi käinud. Praktikas üldiselt kohaldatakse siis sunnimeetmeid, mis tähendab seda, et siis kohtutäitur saab trahvida seda vanemat, kes rikub. Kui sagedasi trahvimised on olnud, et on statistika olemas või kuskil levinud? Trahvimised toimuvad, sunniraha määratakse. Mul ei ole kohtutäiturite koha pealt statistikat öelda, aga ma tean, et seda sunniraha määratakse. Aga jällegi, see vanem, kes tunneb, et tema õigusi on rikutud, ütleb ja mis siis, maksab trahvi ära. Laskun ikka inimeks. Et siin on see rakendamise küsimus on hästi tundlik küsimus, et meil oli kunagi seaduses see võimalus, et suhtluskorra määrused oli võimalik sundtäita. Sisuliselt tähendas see seda, et reede õhtul oli kohtutäituril käed jalad tööd täis, oli vaja lapsi üle anda ühelt vanemalt teisele. Aga selline laste huvide, see on laste huvide vastane, et lapsi niimoodi vägisi ja jõuga
ühelt vanemalt teisele üle anda, et see kohtutäiturite reede õhtul meelelahutus. jah, meelelahutus või ärateenimisviis, jah. Et see vanasti nii toimis tõesti, et neid lapsi oli võimalik suhtluskorra järgsel ajal jõuga ühelt vanemalt teisele toimetada. See muutubki ära. Et lapsel on ikkagi õigus ja ta ei ole asi, mida saab kohtumääruse alusel niimoodi liigutada. Aitäh, ma võtan siin samast küsimusest kinni veel, kui mitmel korral siis need lepitamisega tegelikult viivad sihile, me ei lähe edasi kohtusse. Mis see statistika on? Kas me jääme siin vastuse võlgu või ei tea? Ei tea seda statistikat, sest et nagu ma ütlesin, siis suurem osa pöörduvad juba kohtumenetluse käigus ja tegelikult see ongi väga destruktiivne, sest kui nad juba kohtus käivad, siis kokkulepped on palju raskemad sündima, sest kohtumenetluses ikkagi need hoolduslikkuse vaidlused on need väga inetud vaidlused. Kas nad siis ka maksavad raha või kui nad tulevad kohtu kaudu? Kellele? Minule maksavad nad alati. Ma mõtlengi, kui nad niikuinii maksavad juba, siis nad võiks ju tulla ka enne kohut, aga kuna nad tule, siis nad ei usu sellesse. Jah, see võib nii olla. Kas siis on asi ikkagi selles, et nad ei usu sellesse ka sellepärast, et nad tõesti ei arva, et nad saavad sealt selle lahenduse, et need inimesed ei saa lahendada ära nende probleemi? Ma arvan, et kõige suurem abi oleks sellest, kui vanemaid aidatakse lahutuse järgselt, mitte juriidiliselt, vaid ka psühholoogiliselt, et kuidas toime tulla lahutamisega, kuidas jääda lapsevanemateks ka lahutuse järgselt, et tegelikult hakkab sealt kõik asi pihta. Et kui need asjad on juba kohtumenetluses, siis ma ütlen, et need tihtipeale juba haakuvad kriminaalmenetlustega ja väärkohtlemistega ja see läheb üheks inetustõendite ralliks ja sealt kaotajaks ainult laps. See on nagu mingi koolituste teema siis, et me harime inimesi. Aga sellega juhtub täpselt see asi, mis juhtub lastevanemate koosolekuga. Ehk siis, kui sul on vaja 7. A-klassi lastevanemate koosolekule kutsuda vanemad, siis kes tulevad? Tulevad tublid ja lastevanemad ja need, kes ei tule, kurat, need istuvad kodus, vaatavad jah pallisabale või peksavad last. See on tõsi, enda võid proovida ka korteriühistul. Just. Järelikult see on surnud ring, et sellepärast ma küsingi, kuidas me siit välja tuleme. Kohtu sai. Jah, meie ühiskond peab tervikuna muutuma. Tegelikult, et miks see mudel Skandinaavia maades toimib selliselt, et 90% Nad juba taipasid muutuda. Jagatus, nad on varem taibanud, et ma ei tahaks kunagi nagu jälle korrata, et kõiges on süüdi kommunism ja Nõukogude Liit, aga see on see kohtukord. Jah, see matriarhaat, et ema on parem ja ema on justkui lapse jaoks parem ja võrdsem, et see nagu eeldus kehtib täna. Kusjuures ma olen tähelepannud ka seda, et ega me vist päris kindlad ei ole ka lastekaitset tänasel hetkel, kas see ema siis on alati parem või ei ole. Aga harjumus on jõud. Jah, sellest harjumusest on raske välja tulla ja ka isad on muutunud palju tublimateks. Et ma olen mõelnud selle pealt, kas isad on tublimad seetõttu, et nad on õppinud, nad on oskuseid omandanud rohkem või nad lihtsalt varasemalt ei julgenudki oma pead tõsta, sest neil ei olnud võimalust, sest et kõik on ju emade keskne. Lastekaitset said oma kriitika kätte võimalik, et osaliselt ebaõiglaselt, aga öelge teie viimaseks, kas kohtud on meil ka kallutatud selles küsimuses või mitte või on selle küsimus, millele te vastate? Vastan, hea meelega vastan, et ei, seda ei ole ma kunagi tunnetanud ja ma ei arva, et see nii on. Et küll aga ma ei saa alati kindel olla selles, et see lahend, mis selle konkreetse pere suhtes langetatakse, et kas see on see kõige õigem, et kuidas siis need kohtunikud, lastekaitsjad, advokaadid oskavad hinnata selle pere vajadusi kõige paremini, kui need vanemad ise, kes seda teha ei oska. Seda midagi küsin siin pikka aega kohtunike. Ma suur tänu, Helen, selle ausa ülestunistuse eest.